Kaitsevägi tähistas 99. aastapäeva, seda täpselt 100 päeva enne Eesti 100. sünnipäeva. Koos Riigikaitse Edendamise Sihtasutusega tunnustati Estonia kontserdisaalis parimaid. Aasta ohvitseriks valiti Kaitseväe soomuskooli ülem major Jaan Kessel ning aasta allohvitseri tiitli pälvis Kaitseväe lahingukooli veebel vanemveebel Indrek Ojasoo. Major Kessel teenib Kaitseväes aastast 1999. Ta on mees, kes on andnud suure panuse Kaitseväe soomusmanöövervõime arendamisse. Major Kessel ei ole kunagi keeldunud jagamast oma teadmisi ning ta on vajaduse tekkimisel alati olnud valmis tegutsema ka tavalise instruktori või tulekontrollijana. See on väga suur tunnustus eelkõige tehtud tööle ja eelkõige kogu sellele meeskonnale, kes on näinud selle nimel vaeva, et valdkond, mida me arendame ja milles me tegeleme, on sedavõrd edasi läinud, et see on hakanud silma inimestele. Aasta allohvitser 4 missioonil käinud vanemveebel Indrek Ojasoo alustas teenistust Kaitseväes lahingukooli ajateenijana. Tänaseks on temast saanud kooli veebel. Mul on palju mõtteid ja projekte, mida ma olen tööle pannud. Esimesed tulemused on juba käes ja mul on väga meeldiv näha, et see on ka tunnustatud saadud. Kuigi ma ütlen, et töö on veel pooleli. Preemiat välja andva Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse nõukogu ja Kaubanduskoja juhatuse esimehel Toomas Luumanil on hea meel, et Kaitseväe ja erasektori algatatud tunnustus on kujunenud traditsiooniks, sest preemiaid anti sel aastal välja juba 11. korda. See on suurim eraalgatuslik tunnustus kaitseväelastele. Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras tõdes, et viimane aasta on Kaitseväe jaoks olnud tormine, pulbitsev, täis ootamatuid ja uusi väljakutseid. Üks neist on kindlasti NATO lahingugrupi saabumine Tapale. Ja et see kõik nii sujuvalt on läinud, on ära ütlemata suur rõõm ja tänu kõigile, kes sellele on panustanud. Järgmine aasta saab Eesti Kaitsevägi, nagu ka kõik enamus teisi institutsioone, sealhulgas ka Eesti Vabariik 100-aastaseks. Ja seda tuleb kindlasti väärikalt tähistada. Aga meie jaoks läheb rutiinne töö edasi.